Toomas Manni Võlumäest nagu tuleb välja, et see teema on ikkagi see hingamine, et mägedes on rohkem õhku, aga mis sealt välja ei tule, aga võib-olla tegelikult kaude tegelikult tuleb, aga peab nagu väga täpselt lugema, on see, et mägedes ei ole nagu seda minevikku ja tulevikku. Ma võin selle kohta väga konkreetse näite tuua, et Puigcerdás oli see on lõhutera see funikulöör või see, mis mäkke läheb ja selle asemel siis linnavalitsus andis tasuta takso, mis viib inimesi üles ja alla kui viitsi ronida, eks ju. Ja mõnikord ronisin ka. Ja ükskord oli mul taksojuht, kellel oli ninas hapnikuvoolik, sest ma sain aru, mingisugune kopsuvähk või midagi, mingi kopsudega oli mingi jama. Ja põhimõtteliselt ta ütles, et tal isegi kui tal on 2 paari kindaid käes, siis on tal käed jääkülmad. Ja see on surm, eks ju. Ja siis teine reise, kes seal samal ajal oli taksos, oli mees, kes oli just infarkti saanud. Ja ega tal ka palju alles ei ole, eks. Ta ütles ka, et tal on käed kogu aeg külmad. Mis on surm, eks. Aga mõlemad olid jumalast rahulikud ja õnnelikud. See on selles mõttes, et mägedes on nagu, ma ei tea, kas see õhk on nagu teise kvaliteediga, aga sa ei mõtle nagu mineviku ega tuleviku peale üldse. Sa mõtled ainult selle hetke peale, kus sa nagu oled. Ja ütleme inimestele, kes on nagu hapnikuvoolik ninas juhivad taksod, mida Eestis, ma arvan, ei lubataks. Aga huvitav jah, et Hispaanias nagu lubataks. See on väga nalja. Esimest kord elus ma nägin põhimõtteliselt nagu haiglas, eks ju, mis on need voolikud ninas. See oli sama voolik ninas, ta nagu juhtis taksot mägiteede. Nii et see nagu oli väga-väga huvitav asi. Aga jah, tal ei olnud nagu mingit surmahirmu ega mingit sellist, kuigi tal on minek väga ruttu ikkagi. Nii et kes tahab elada ainult olevikus ja minevikus ja tulevikus ei taha elada, siis soovitan väga minna kõrgmägedes.